Colosseum on Rooma kõige vanem amfiteater. Siin on 50 000 kohta oli inimestele. Kuni 400. aastani tehti siin gladiaatorite võistlusi ja kuni 500. aastani tehti siin erinevate loomade võistlusi. Kuni 19. sajandini ei leidnud see kasutust, aga siis hakati muretsema nende varemete säilimise kohta. Ja aastal siis 80 ehitati, nii et 58 aasta pärast saab 2000 aastat vanaks. 2000. Päris hea. Nii, igatahes siin oli kunagi soo. Siis kuivatati soo ära, siis tehti turuplats. Nii, siin olid ka Vana-Rooma kõik tähtsad linnavalitsused ja üldse tähtsad majad ja kõik õelad keisrid tegid ka endale sellise, templi. Uhke tempel, Rooma Foorum on lühidalt kokkuvõttes äge koht. Ja siia ühel hetkel, kui me hakkame Julius Caesarist rääkima, pandi siia ka üles siis kiri, päevakiri, mida said inimesed lugeda, mis on juhtunud Roomas päeva jooksul. Muidugi siit me vist üle tee ei saa minna. Meile juba tuttav ülekäigurada, mis ei vii kuhugi. Siin me näemegi Rooma Foorumi varemeid. Nendesse kanalitesse juhiti see vesi, mis läks jõkke. Järva Foorumis näeme, kuidas see vanasti välja nägi ja mis siin siis praegu on. See on siis Victor Emmanueli teine monument. See on kaasaegne foorum ja see on Itaalia südas, sest Itaalia rahvusvaheline sümbol. Ja selle teine nimi on Vittoriano ja Isamaa altar ja see on seest hästi arhitektuuriline ja kunstiline. Ja Victor Emmanuel oli kuningas, kes ühendas kokku Itaalia. Ja see on 111 aastat vana. Peame 15. märtsil emakeelepäeva, aga siinsamas suri Julius Caesar 2066 aastat tagasi 23 noahoobi pärast ära. Mida sina tead Julius Caesarist? Salat. Aga sina? Juulikuu. Väga tubli. Ja mina tean seda, et Julius Caesar oli kõige kõvem Caesar üldse. Tema ajal oli siis, tema valdused olid Šotimaast kuni Süüriani ja siin muidugi olid ajalooliselt 4 templit erinevatel aegadel ehitatud, aga tänapäeval siis, kui see siin 1926 kuni 1928 välja kaevati, siis asus see muidugi tavalisest tänavast natuke allpool ja siia hakkasid kogunema kodutud kassid ja kui sa nüüd näed, vaatad siia allapoole, siis siin on hetkel kiisude varjupaik. Nii et elagu Caesar, elagu Juuli. Elagu Kiisu. Piazza Navona on suur plats Roomas, sinna mahtus 30 000 inimest, kui see staadion oli ja see ehitati 1. sajandil. Siin vaadati erinevaid mänge ja see oli suur areen. Kirke, kus sa tahaksid siin istuda? Seal.
no kullakene, naistel lubati ainult üleval istuda. Võimas staadion, 276 meetrit sai joosta. Ja tead, kui sa veel ei tea, siis mis filmid on siin tehtud? James Bond, Spectre, siis oli John Wick 2 ja siis Inglid ja teemonid ja Wonderful Mr. Ripley peaks ka olema vist siin filmitud. Väga kõva koht, praegu on purskkaevud, nii et lähme vaatame. See tempel on tehtud kõikidele jumalatele. Umbes 25 aastat enne Kristust hakati seda ehitama. Surmajumal on Hades ehk Pluto. Siia on maetud Victor Emmanuel 2 ka. ja siia on maetud ka kunstnik Rafael. Jah, tegemist on siis Pantenoniga. Tegutseb alates 7. sajandist katoliku kirikuna ja üks vanimaid siis vana Rooma-aegseid ehitisi, mis on täies mahus säilinud. Lähme sisse. Juures. Ja siin on meil kirke, kes tahab visata raha. Ja päevaselt visatakse siia purskkaevu 3000 eurot. Aga sa pead seda niimoodi viskama, võtad oma vasaku käe, üle parema õla. Nii. Ja sellepärast, et sa tuleksid Rooma tagasi. Siin on meil Marta, kas sa oled käinud Tartus restoranis, Itaalia restoranis, mis selle nimi on? La Dolce Vita. Aga mina olen käinud näiteks restoranis Kaunas. Vot see nimi on ka ühe filmi nimi ja seal filmis oli väga dramaatiline hetk, kus üks naine kõndis ja mees läks talle järgi. Ja siin on tegelikult praegu ka üks abiellumine. Nii et siin on ka üks ilus pulm. Ja selle purskkaevu nimi on tulnud, sest siin ühendab 3 tänavat. Ja kui vana see on? Ja see on 260 aasta vanune. Tervist! Tervitusi siis teie ajalooõpetajale Jane Kruusmaale. Aga 1723 kuni 1725 Trinita del Monti, Prantsuse võimu all olnud kirik. Ja kui sa vaatad sinna poole, siis seal on Hispaania saatkonna pühatool. Ja siis otsustas üks prantslane, et aitab sellest jamast, et me peame mäest üles kõndima ja rajas siia siis 2 aasta jooksul 135 trepiastet, et ühendada need 2 kohta ja see on siis tuntud praegu kui Hispaania treppidena. Vägev. Ja ma loodan, et see, mis need lapsed on siin ajaloo kohta õppinud sellest vana ajast, et see on väärt nende parimate hinnangutega, sest nad on nii suurt vaeva näinud ja nii palju ette valmistunud. Vägev. Väärt nende parimate hinnangutega, nad on nii suurt vaeva näinud ja nii palju ette valmistunud. Vägev. Olemas. Nii, kaugel käisite? Seal tipus. Tipus käisite ära? Villem, kiire matemaatika. Olin üles minnes teine. Ilus, Sibul, hea töö, Sibul. Olen minnes 3. ja kirk oli kõiges 4. Püha Ingli sild, seda siin on 10 inglikest kivist tehtud, seda hakati ehitama aastast 1334 ja see on 135 meetrit pikk. Ja viib meid Kuhu see viib, Sant Villem? Angelo kindlusesse. Ja Villem, mis see jääb? See on püha inglite kindlus, selle ehitas endale imperaator Hadrian enda surnu paigaks siis ja hiljem võtsid selle paavstid enda kasutusse. Ja siin tegelikult seda mingi aeg on kasutatud ka vanglana. Isegi Giordano Bruno istus siin 6 aastat kinni. Nii et vägev koht, lähme vaatame. Nii, tere õhtust siin Leinar TV. Et oleme just jõudnud siis ületanud riigi piiri, oleme Itaaliast jõudnud Vatikani. Ja siis kohalik tribunal siin
koosseisus see ja see, palus mul siis hästi lühidalt ja kiirelt rääkida sellest hoonest, mis on mu selja taga, mille kohta meie kõigi suur sõber Kirke Sibul, kes asub seal, ütles, et see sarnanevad Tartu raekojaga. Aga miks mitte? Otsige sarnasusi. Ja me leiame need. Okei, aga tegelikult see hoone erineb raekojast seetõttu, et see on Rooma katoliku kiriku tõenäoliselt kõige olulisem hoone, see on siis Püha Peetruse katedraal, see on siis itaalia keeles on San Pietro, inglise keeles St. Peter ja Peetrus oli siis koos Paulusega, võib-olla olete ajaloost kuulnud, ühed esimesed ja siiani kõige tuntumad apostlid, kes siis tulid seda kristlikku usku kuulutama ja üks huvitav fakt lihtsalt Peetruse kohta, mina seda näinud ei ole, ma ei tea, kas see tõele vastab, aga et ta tegelikult oli Roomas, mis tegelikult oli ju siis veel paganlik riik, et siin ei olnud kristlust veel ametlikult vastu võetud, oli ta üsna heas soosingus, aga peale seda, kui ta suutis enda poolele veenda 2 tollase keisri, ma ei mäleta, kes siis keiser oli, sellist lähedal seisvat isikut, siis hakati teda vedama ohtlikuks ja otsustati risti lüüa. Aga see huvitav fakt selle juures on see, et väidetavalt löödi ta risti pea alaspidi, sest ta ei soovinud seda samasugust märtrisurma nagu suri Jeesus. Kas see nii oli, seda me ei tea. Aga siis seal selle kiriku sees on siis väidetavalt Peetruse haud. Seda on ehitatud mitu korda, suuremalt ja 2 korda. Viimati vist oli see 17. sajandil, kus siis päris mitu arhitekti ja kunstnikku tegelesid sellega. Üks kõige kuulsam nendest oli Gian Lorenzo Bernini, kes oli siis 17. sajandiga üks vaieldamatult nagu olulisemaid ja kuulsamaid arhitekte ja skulptoreid. Siin samas Villa Borgheses on tema kuulsad tööd, Apollo ja Daphne ja nii edasi. Nii. Ja siin siis Bernini tegi kui me sinna sisse läheme, siis me võib-olla näeme ka, või kui sisse läheme, siis kindlasti näeme selline baldahiin, mis on pandud siis selle Peetruse aua kohale. Ja veel üks huvitav fakt on see, et te käisite täna Pantheonis ja kuna pronksi ei olnud hästi saada, siis Bernini lasi võtta Parthenonist kusagilt sealt mingitest tugitaladest väidetavalt või kusagilt sealt pronksi ja seda on kasutatud siin selles baldahiinis. Aga aitab küll või? Jah. Jah, Peetrus suri siis aastal 64 ja temast sai siis esimene nii-öelda siis paavst. Ta on kõikide kirikute kaitsepühak, Püha Peetrus. Nii et algul siis maeti siia, Konstantinus Suur 320 siis ütles, et ei, et siia tuleb ehitada ümber. Ja tõesti 1626 õnnistati sisse. Ja miks siia on jäänud selline suur plats? Tegelikult see oli keiser Nero tsirkus, ehk siis suur võitlusareen. Ja see obelisk on toodud siia aastast 37 Egiptusest. Ja see natukene muudeti tema paika ja tõsteti siia, et tegelikult see võitlusareeni plats, ta oli diagonaalis sinna poole suunaga, aga selline suur vabaduse ruum on siia jäetud niimoodi, et kõik Peetri kirikud on tegelikult tänu sellele, et Tartuski on Peetri kirik, on tänu sellele mehele, kes on siin maetud. Ja Tartus on ka Pauluse kirik, et siis Peetrus ja Paulus mõlemad ja ka siin on, aga sinna me ei lähe. Ja need 12 nii-öelda sellist, kui see püha õhtu söömaaega vaadata või seal 12 jüngrit või siis 12 siis usukuulutajat oli sellel Jeesusel, nii et üks nendest oli kindlasti Peeter. Ja võib-olla veel üks oluline asi on see, et kuna ma ütlesin, et see Rooma katoliku peamine pühamu, siis vaadake, seal elab Rooma paavst. Ma täpselt ei mäleta, millisest aknast ta peab oma jutlusi, aga isegi ei mäleta seda, kas ta kord või 2 korda nädalas, kui ta on Itaalias, kui ta ei ole visiidil, siis ta sealt aknast peab jutlusi või viib läbi missat ja see plats on tavaliselt täiesti täis rahvast. Nii, aga Rene, kas sa oskad öelda ka, kui iga kord, kui valitakse uut paavsti, siis kui paavst on valitud, siis peab tulema korstnast valget suitsu. Kui paavst ei ole valitud, siis tuleb mingi teist värvi suitsu. Kas oskad öelda, kus on see korsten? Vot seda mina päris täpselt ei oska öelda.
tea, kus on maad. Kas seal ei ole mingit Ma korsten? arvan, et see korsten on jah seal, jah, kuskil. Nii et kuulge, kõik Peetrid. Mõtlesin, et 64 aastat tegelikult, 64. aastal suri, et sisuliselt umbes samas vanuses, ütleme, sündinud samal ajal kui Jeesus Kristuseks. Et Jeesuseks Kristuse sõber, tema sõber maetud siia. Meie võib-olla Eestis seda ei tunne, aga siin on võib-olla aru saada, et kust see vägi on tulnud tegelikult 2000 aastat tagasi. Ja siin ei olnud ju omal ajal seda midagi, vaid oli lihtsalt üks haud, aga sinna hakkasid väga paljud inimesed tahtma ennast matta või oma sugulasi. Ja siis tekkis sinna selline nekropol. Nekropol on siis surnuaed tolleaegne, et sinna on päris palju inimesi tõenäoliselt maetud ka selle kiriku alla. Ja ma arvan, et Tiina Park teeks meiega koostööd ja võtaks meid järgmine kord Rooma kaasa, et me temaga teeks tuuri, et Linnar Priimägi las jääda koju, et me teeme selle asja ära nagu poole raha eest. Aga paremi kinni või? Linnar te veel õpetab. Aga meil on vaja siis neid Linnari valgeid riideid. Kõndis nüüd kahekesi kauguses. Ja kinni, pane kinni. See on nüüd siis Bernini baldahiin, mis Peetruse hookohal on, millest enam juttu oli. Ülivõimas. Comunità radunata nel ricordo degli apostoli, spezzando il pane, letizia e semplicità di cuore. Non te precemo, te roviamo Kuud oma kotti jätta. Nii, aga ärge päris nagu vandaalitsega, ikka rahulikult. Midagi ei ole alla 2000 seal poes ju. Ema ei annudki sulle raha kaasa või? Ei andis küll, aga mitte 2000. Ma mõtlesin, Kuidas nii? Ema andis nii palju pappi kaasa, et saab Balenciaga poodi minna endale uue jope osta. Tõstan, aga need... Elage nüüd sõbrale kaasa ja kuulake, mis ta räägib. Oota. Nii, oled valmis? Nii, siin siis sattusime ka pulmade peale. Veel käib. Sa võta... Tule siia. Kuule, sa oled ju väike alles. Jaa. Oh my god, ära hammusta. Jaa. Sa... Hammustas just. Jaa. Jaa. Jalg käib juba. Koerad tulevad. Hästi. Kuulge, nüüd neid ei ole, nüüd terve kuud. Sööb sul käe otsast ära, ta tahab nii mängida. Võiksid katsuda või? Õnneks siin linnas on hästi palju. Lateraani basiilika. Üks vana aeg ja ühel hetkel lõpeb see kõik 470. Decide
così di donare la sua collezione allo Stato olandese, in cambio della costruzione di un museo di dimensioni. Vedere il resto della mostra. Hatching, working with contours when necessary, putting into practice the law of complementary colors, but never with the aim of creating a faithful representation. The aim was to experiment, and in this, the self-portrait proved to be perfect, as his sister Wilhelmine related when she wrote that the same person provided material for very different portraits. In turning his attention on himself, he often sacrificed the tools of painting. All'orecchio sinistro. Nulla sarà più comune, ma ha toccato il fondo. Forse ha voluto zittire l'eco delle parole che Gauguin aveva pronunciato quella sera prima di uscire. Rossiccio diventa l'immagine della sua nuova solitudine. Anche la sua sera. Appena giunto a Lucano, il medico non c'è nulla da fare. Neanche il trasporto d'urgenza all'ospedale più vicino potrebbe salvare il fratello. Senza essere visto da nessuno, si dirige verso la stazione di Chateaubriand, un punto del fiume Loire che ha ritratto tante volte. È un luogo ameno, dove coppie di innamorati sono solite affittare piccole barche con cui risalire la torrente e andarsi a nascondere dietro i saggi per amoreggiare.
famous opera tenor called Ivan Gorga. He was a compulsive collector. And then in 1974, the Italian government acquired the collection and put everything inside here. So this is how the museum started. So, in the first floor you see the masterpieces of the collection of the museum, and many other museums collected for ages. How can I say? The grandfather of the piano. The main difference between the piano and the harpsichord is that in the harpsichord the strings are plucked like a mandolin or like a guitar. It's the second most ancient piano in the history of piano. See on siis kõige vanem säilinud klaver maailmas. Ja see on teiseks vanim. If you put very strong your fingers on the piano or very lightly, the sound is completely different. It was built in 1630 for the Barberini family, which is one of the nobiliar family most important in Rome. Meil on siin ka kombluspolitsei jälgib meid. Siin Kõlametsa selja taga vaatab. Instrument, this is a house instrument, let's say that. Yeah, exactly. And it's incredible how sometimes the pictorial part is much more important. And there is one island sitar that is come actually from Sweden that is played with bow. Like Nicola. The shape of the modern fiddle was invented by two brothers. Yes. Like Andrea and Nicola Amati. Exactly. Selle pilli väärtust täna on siis 1,5 miljonit. More year girls. Öeldakse, et ka luuavarest võib pauku tulla, aga muusikat võib tulla ka jalutuskepist. Kas seda võiks aga saab mängida ka? Muidugi, Lauri vast ostab sulle jõuludeks selle.